Sa oled tähele pannud, et osadel inimestel asjad õnnestuvad justkui kergemini. Et nad võtavad ette, nad räägivad ja nad teevad ja tulemus on käes. Ja teistel jällegi asjad lükkuvad edasi, ei saa tähtajaks valmis, justkui nagu ei õnnestu. Mis seal vahet on? Vahet on, et osadel inimestel on teatud käitumis- ja tegutsemismustrid ja harjumused. Nad teevad teatud tegevusi süsteemselt kogu aeg õiges järjekorras. Ja täna ma tahan just sellest rääkida, mis need tegevused on, mis on see saavutamise valem, tänu millele, tänu millistele sammudele, tegevustele on võimalik võtta ette omale tähtsaid asju ja saavutada nad pigem kiiresti kui aeglaselt või üldse mitte. Et oleme koos siin muutuse kanalil, me teeme rännakuid, sisemise tarkuse rännakuid ja eesmärk on luua endale just nimelt sellist elu, mis sind ennast rõõmustab ja päriselt rahuldab. Kui see jutt täna sind puudutab ja tõstab ja teeb sulle head, siis ole hea, liitu meie kanaliga, subscribe inglise keeles, eks ole, ja pane see pöial, meeldis. Ja nii saad sa tulevikus veelgi rohkem sellist sisu, mis loodetavasti sind kuidagi aitab ja toetab, kuulata, vaadata, tarbida. Saavutamise valem. Nüüd ma tegin minevikus ja mul on väike salaplaan ka neid tulevikus teha koolitusi just nimelt tuleviku loomisest, eesmärkide valikust, nendest saavutamisest. Ja selle koolituse nimi oli saavutama õppimine. Ja ma olin siis 20 aastat noorem, 10, 15, 20 aastat noorem ja ma mäletan, et ma seda saavutamise valemit esitledes tundsin teatud ebamugavust. Natuke püüdsin seda natuke vähendada jutus, naljaks pöörata, et ütlesin tralala ja nüüd tuleb ainus ja õige saavutamise valem. Täna ma suhtun sellesse hoopis teistmoodi. Ma ei ütle, et see on ainus ja õige, aga ma ütlen, et see on üks selline lineaarne jada tegevusi. Et kui sa enamikku või kõiki neist teed, siis ma luban sulle, et sa saad kindlamini ja kiiremini seda, mis vaja. Seda, mis sa pead saama, seda, mis sa tahad saada, mida sa unistad ja igatsed. Ja see koosneb 6 asjast. Ja ma täna selles lühikeses videos käin need 6 asja mitte ainult päris pealkirjadena, aga siiski üpriski üle lennates läbi. Ja annan sulle ka väikseid vihjeid, kus siis sügavamuti asjasse süüvida. Juhul, kui sind peaks asi huvitama ja puudutama. Nii et saavutamise, edu saavutamise valem. Esimene osa on unista julgesti. Unista julgesti. Lase oma fantaasia lendu. Julge tunnistada, mis sul puudu on. Vaata väljaspoole, mis teised teevad ja saanud on. Ja julge tahta. Julge häbenemata tahta seda, mis sul on vaja ja julge rohkem tahta. Ära keela endale tahta asju, mida sul on vaja, asju, mis sul on elust puudu, asju, suhteid, kogemusi, saamisi, arenguid, mis sa tead, et sulle annaksid rõõmu ja rahulolu. Et esimene samm on unista julgesti, kujunda endas välja harjumus, ikka ja jälle regulaarselt tuleviku peale mõelda. Tulevikku ette kujutada, seda kirja panna, sest kui nagu endale kas siis piltide või sõnadega või lausetega visualiseerida, luua sellist tuleviku vaadet oma elust, oma tööst, oma enda isiksusest, oma füüsilisest kehast, oma suhetest. Unista julgesti. Teine samm. Ja selle teise sammu nimi on tunne iseend. Tunne ja tunneta iseend. Selleks, et siis järjest paremini iseennast tundes oleks võimalik valida nii lühemas kui kaugemas plaanis just nimelt neid tegevusi, neid eesmärke, neid tulemusi, neid kogemusi ja arenguid, mis sulle kõige paremini sobivad ja sinu elu mängu, sinu elu kaarde, sinu elu plaani
kõige paremini sobituvad. Tunne iseenda. Võiks küll hüpata kõrvale, et anda sellise lihtsa talupoegliku soovituse talupoja mõistusega, et kuidas valida omale sobivaid eesmärke. Lihtne, proovi ja korduvalt. Vana hea katse-eksitusmeetod. Aga loomulikult tahaks vältida neid katsete arvu, mitte nagu Edison, kes olla 5000 korda leiutanud moodus, kuidas ei saa teha hõõglampi ja lõpuks siis 5000 esimesel korral sai selle mooduse, kuidas saada võib-olla 5 või 10 kordusega märgile, õigele eesmärgile pihta. Õpi tundma oma isiksust, õpi tundma oma iseloomu, õpi tundma oma sisemaailma, õpi tundma enda vajadusi, oma eelistusi, oma loomulikke tugevusi, võtta endale erinevaid isiksuse profiile, neid on mitmeid, on lihtsamaid nagu disk, on keerulisemaid nagu Myers-Briggs, osad panevad küllaltki palju rõhku ka astroloogilistele kaartidele ja tähtkujudele ja iseenesest selles ei ole mitte midagi halba. Kui sa oskad seda enda kasuks pöörata, sealt edasi on erinevad tehnikad nagu enneagramm näiteks, mida ma avastasin möödunud aastal ise. Tänapäeval on väga populaarne human design, mis on selle üks edasi arenduseks. Aga kõige lihtsam moodus on ikkagi ennast kõrvalt vaadelda. Minna teraapiasse, uurida enda ja üldse inimese psühholoogiat ja hakata siis justkui nagu endale ise ennast ära kaardistama. Ma olen selline inimene selliste kiiksudega, selliste tugevuste ja nõrkustega. Mul on sellised arengueesmärgid ja mulle praeguses eluetapis sobivad need ja need muud eesmärgid. Ma valin endale seda tüüpi tööalased väljakutseid, ma vajan enda ellu seda tüüpi suhteid, sellist materiaalsust, eks ole, et just nimelt praeguses eluetapis, antud vanuses enda elukaare peal. Ja see on kogu aeg see jälgimine ja tähelepanelikkus ja analüüs ja uurimine ja järjest teadlikumaks saamine. Tunne ja tunneta iseenda. Ma arvan, et kui ma peaksin endale ühe lipukirja valima, siis vanusest pakun 22, 23, võib-olla isegi nooremast east saadik on millegipärast mind see moto saatnud. Läbi koolituste, läbi isikliku elu, läbi enda tervendamise, läbi ka tänaste muutuse rännakute. Ma kutsun sind sellele mõnes mõttes nagu elukestvale teele. Ja sellel on palju muid hüvesid, aga me täna vaatame eesmärke ja nende saavutamist. Tunne ja tunneta iseenda. 3. samm. Ja see on ma rääksin, et need on need sammud, mida edukamad inimesed harjumuspäraselt teevad. 3. samm on võib-olla isegi kõige kesksem, kõige praktilisem, kõige täpsem. Selleks on vali eesmärk ja otsusta. Ja loomulikult mitte ainult üks eesmärk, aga praegu me räägime ainsuses, eks ole. Aasta peale võiks valida endale 3, 4, 5, 6 eesmärki. Mis asi on eesmärk? Eesmärk on taoline muutus, taoline tulemus, mis on sinu tänasest olukorrast natuke kõrgemal, natuke kaugemal. Ja mille saavutamiseks loomulikult on tarvis pingutada, riskeerida, nuputada, leida lahendusi. Aga siis sa valid endale kõik võimalike tahtmiste merest või ookeanist või universumist. Valid endale ühe või mõne eesmärgi, näiteks aasta peale või kvartali või kuu peale, mulle meeldib aastat vaadelda. Ja siis sa paned talle tähtaja, sa paned talle täpse kirjelduse ja sa tunnetad ära, kas sinu elu terviku pildis ja sinu praeguses arengustaadiumis on see sulle hea mõte või ei ole ja siis teed oma praeguse tarkuse ja nagu ma ütlesin, enese tundmise põhjalt ära otsuse ja nii palju, kui mina asjast aru saan, mul tasub praegu sellele panna põhirõhk, jätta enamik teisi asju kõrvale, on ta siis nagu võtsin kvartal või aasta, eks ole, ja minna praegu jõuliselt seda tulemust, seda tegu, seda taset, seda saavutust sihtima, jahtima, küttima ja saama. Vali eesmärk ja otsusta. 3. tegu, 3. samm sellest edu saavutamise valemist. Mis on number 4. 4. samm ütleb, et võiks just tegutsema hakata, aga enne, kui päriselt minna ihu ja hingega asja kallale, ütleb see 4. samm, et tee plaan, valmistu ja harjuta. Ehk teatud tüüpi kodutöö, teatud tüüpi eeltöö. Kuidas see käib? Kuidas
on teised seda teinud, mida sina hakkad just tegema. Kas sa saad teiste pealt mingid sammud maha kirjutada? Kui sa istuksid ja mõtleksid ka ilma igasuguse välise abita, et mis on sinu eesmärk ja mis on esimesed 3 loogilist sammu, võib-olla 5 suurt tükki sellest, mis radapidi liikudes on selleni jõudmine kõige loogilisem. Ja loomulikult, mis on esimene samm, et kust peale hakata. Sul on valitud eesmärk, sul on tehtud otsus, sul on tekkinud mingi tegevusplaan, sul saab proovida ja vaadata, mida sul vaja on selle saavutamiseks. Millised kaaslaseid sul on tarvis selle jaoks, mis ressursse, abivahendid, tarkust, vilumust, võib-olla ka julgust, et tegutsema hakata. Tee plaan, valmistu, harjuta. See oli 4. oluline samm. Mis on number 5? No siin läheb asi nüüd väga lihtsaks. 5 ütleb, et tee esimene samm ja mine lõpuni välja. Tee esimene samm ruttu, alusta kohe ja tee endaga kokkuleppe, et sa lähed selle soovitud eesmärgi suunas ja sa ei peatu enne, kui see on käes. Võib-olla see võtab vähem aega, kui sa arvasid. Tähtaeg on eesmärgil tähtis. Tähtaeg paneb su teatud mõttes nagu ise tekitatud surve alla ja sunnib sind rohkem kontsentreerima, rohkem pingutama. Kui sul on see tähtaja surve, endale esitatud nõudmine, sa jõuad palju rohkem. Ja siis see lõpuni välja eeldab loomulikult ka visadust, eeldab jätkuvat pingutust, eks ole. Nagu ma ütlesin, eesmärk on taoline tase, taoline tulemus, mis nõuab pingutust, teatud ohtude ületamist, riski võtmist ja nõuab ka nutti, et keerukaid asju, mida sa võib-olla ette näha ei oska, neid töö käigus lahendada, välja mõelda moodused, kuidas saab, mitte nutta selle pärast, mis sind takistab selle juures. Nii et siis loomulikult see lühikene jutt praegu võib-olla on liiga pealiskaudne, aga mis siis? Me ikkagi räägime mingi asja kätte saamisest. Seda sa ei saa ennem kätte, kui sa lõpuni välja pole läinud. Mingu mõnes mõttes kaua läheb. Ja mis see 6. samm on, see 6. oluline tükk pealt näha, see on justkui nagu liigne. Ta ütleb, et rõõmusta ja tähista. Mul on tunnistan minevikus sellega endale probleeme olnud, sest et üks probleem on selles, et kui ma valin omale eesmärgi saavutan, siis mul tekib kohe automaatne mõte, mis järgmine asi on. Ja ma tahaks võib-olla kiirustada selle suunas. Aga enamikke suuri eesmärke me üksinda ei tee, meil on abilised, meil on kaaslased. Ja siis, kui ma ei võta endale seda aega ja justkui ei võta aega maha, et öelda, kuulge või endale, kuule sina, kuule mina, ma sain sellega hakkama, ma patsutan endale õlale, ma premeerin ennast, ma avan korgi või tuleme kokku ja lihtsalt naerame ja patsutame üksteisele õlale, et läks hästi. Siis kui ma seda tähistamise sammu vahelt ära jätan, ma justkui nagu ütlen tagantjärgi, see polnudki nii oluline, see polnudki nii tähtis. Ja vastupidi, kui ma panen talle selle iile punkti ja selle tähistamise rõõmu, lisan sinna võrrandisse, ma annan endale tulevikus rohkem hoogu tagant juurde selleks, et uusi eesmärke seada, et seda tervikut hakata looma endas, oma elus, eks ole. Ja kui sa küsiksid nüüd, et kuule Peep, et tõesti aitäh, et sa rääkisid, aga need on väga pealkirjalaadsed üleskutsed. Tõsi ta on, eks ole, ja väike vihje. Need 6 asja, mida ma just praegu lühidalt lahti rääkisin, on minu esimese raamatu kõige tähtsam küsimus, 2., 3., 4., 5., 6. ja 7. peatüki pealkirjad. Esimese peatüki pealkiri on, mida sina tegelikult tahad, mis selle kõige tähtsam küsimus ongi. Ja viimane peatükk ütleb, et mida sa tegelikult vajad, mis lõtab selle küsimuse tahtmistest ja viib ta veelgi rohkem sügavuti. Et kui sind see teema huvitab, siis süvene raamatusse kõige tähtsam küsimus, loe seda, tööta see läbi. See on olnud juba saadaval varsti 17-18 aastat ja endiselt inimesed ostavad seda. Nii et aitäh, et sa kuulasid, ole meiega ikka sellel muutuse kanalil, kui see video sulle meeldis, pane see pöial, eks ole, ja liitu meie kanaliga, et sa saaksid tulevikus taolisi videoid veel. Aitäh tähelepanu eest, ma soovin sulle head, ma soovin sulle keskendatud eesmärkide valikut ja rõõmuga nende teoks tegemist. Nägemiseni.